Nii, tere! Ma olen siis taas siin puldis, et rääkida nüüd Salmelt leitud ühest leiurühmast mõõkadest, mida oli üllatavalt palju. Nüüd on siin näha nüüd siis see matuse pilt Salme laevadest. Ja kui te nüüd vaatad, siis need on esemetega nagu üsnagi üle külvatud. Neid esemeid oli palju, aga nende liikide arv või tüüpide arv või esemete liikide arv oli suhteliselt väike. Põhiliselt olid siis arvukuse järgisid muidugi laevaneedid. Neid oli natuke üle 1000 oli. Siis järgmise grupi moodustasid mängunupud umbes 350 umbes. Ja siis tulebki järgmine leiurühm on enne veel nooleotsad on siis 50 lähedal, seal on veel natuke, aga umbes niimoodi. Ja siis on mõõgad ja nendes mõõkades ma räägin siis täpsemalt. Ja veel siis on kilbikuplaid, siis on sarukamme ja väikest pudipadi, näiteks helmed ja surulukud ja midagi taolist. Aga siis mõõkadest. Nüüd on siis need esemetüübid siin mul antud. Ja need esemed on ka nagu näeme, on, kui need üksikult leida, siis need on dateeritavad eri perioodidesse. See kehtib nii näiteks kilbikupalde kohta, on sellised varaseid juba 7. sajandis nagu isegi varem veel levima hakanud selliste ribitüüpi ja siis nupuga, väikese nupuga, madala nupu kilbikupla. Siis on siis põhiline osa on selline madala kupliga kumerkilp ja siis mõõganupud on ka sellist suht varalist tüüpi. See nüüd ei paista välja, siin peab olema allpool veel tulema üks millegi pärast halvasti peal. Siin peaks olema veel rõngas peaga mõõganupp ka, mis tegelikult läheb juba siis 6. sajandisse ka välja, hakkab ilmub sinna. No ja noole otsad ja siis selline huvitav leiuliik veel nagu rauast sellised sõled, mida Eestis enne Salmetelt üldse teada, küll aga teada nad Soomest ja Skandinaavia maadest. Need on täiesti unikaalsed. Nii. Nüüd sellise mõõgad on jällegi 2 tüüpi, põhiliselt on üheterases mõõgad, ehk sellised skramasaks on siis ladinakeelne nimetas tal. Nüüd on ingliskeelne seaks, langseaks. Ja eesti keeles võib, ma ei teagi terminit selle kohta pikk üheteraline mõõk. Neid Eestis on suhteliselt vähe leitud, neid paaris kohast on siin välja tulnud. Marika väidab, et tal on tulnud seal mõnes kohast Pajust vist oli mingi katkend, aga need on sellised fragmentaarsed, need me ei oska öelda, kui pikad need mõõgad tegelikult olid ja missugust tüüpi need olid. Sama on siis ka Mandri-Eestis, et seal on ka mõned üksikud just seda tüüpi, küll aga hilisemast ajast on sellised nii-öelda võitlusnugasest. Neid on küll üsna rohkesti. Aga sellised tikkmõõgad on nüüd ka selline problemaatiline asi on. Võib-olla pärast John Lundqvistiga natuke diskuteerime, sest minu teada on nad küll esindatud kõigis Skandinaavia maades, Norras on neid, Taanis, Bornholmi saarel on olemas, on Gotlandil on olemas, küll aga kummalise kombel puudu on nad peaaegu täil või on vähe, on Mandri ja Rootsis on neid vähe või üksikud või igal juhul mitte väga palju. Salmest aga moodustavad nad mõõkadest, mida on nüüd, ma pärast näitan see arvutusskeemiga ära, on umbes 43 või 44 mõõka on siis leitud siis 2 laeva peale kokku. Nii et jah, üsna palju. Nii vist on mul juhtus. Et selliselt. Ja nüüd siis ongi nüüd Salme
Noh, mis ta nüüd ütles? Nii, nüüd on siis salmemõõgad on siis kõik enam-vähem ühtemoodi näevad välja, sellised pikateralised ja suhteliselt pika käepidemega. Ja nende siis mõõdud on ka, kõige pikem mõõk oli siis, tera oli 100 sentimeetri, 1 meetri pikkune mõõgatera. Ja kõige lühem oli siis alla 50 sentimeetri. Aga enamik mõõgaterade pikkus jäi 58 ja 69 sentimeetri vahele. No siin on muidugi, nendes on ka niimoodi, kui tüpoloogiate järgi on ajaline erinevus, aga siin salme puhul, mis on tegemist, on ühe sündmusega, tähendab salme, veel kord mitte veendunud, aga kõik faktid räägivad selle kasuks, et salme on ühe korraga sattunud ajakapslisse, on terve seltskond seal sattunud ja järelikult ka need esemed, mis need kaasas olid. Ja sellest lähtuvalt tuleb sellega leppida, et hoolimata sellest, et nad tüpoloogiliselt võivad eri aegadest olla, on nad pärit ühest ajahetkest. Ütleme, kui nädala paari või isegi sellist võtta, siis ühe hetkena. Ja seda me võime arvestades seda ajalist distantsi ligi 1300 aastat, et siis võime seda täiesti vabalt teha. Nii et selliselt on üheteraliste mõõkadega. Üheterasme valmistamistehnoloogiliselt on nad ka sellised enam-vähem ühtemoodi tehtud. Et selline tagumine osa mõõgaterast on siis valmistatud pehmest terasest, see on selline madala süsiniku sisaldusega raud. Ja seevastu siis lõiketera, siin esimene lõiketera, mis ta nüüd tegi? Ma vale asja võetud. Et siin ees, see on siis nagu selline kõva teras, see on ette keedetud, erinevatel moodustel on sinna ette keedetud ja see annab siis mõõgale. Ei, mitte siit. Tegin korra su mikrofoni, et see ei krõbiseks. Okei. Aitäh. Ja et see teraslehe sinna ette keetmine, see oli erinevad moodused ja see on ka siis nagu väikeste ajaliste erinevuste või isegi piirkondlike erinevuste, seda ma ei oska täpselt öelda. Aga selline asi on, nii et ta on suhteliselt lihtsa tehnoloogiaga ja lihtsa mehe mõõk on, see võib öelda. Aga salmel on see huvitav asi, et salmel olid nad mõnikord paaris koos siis ka selle kaheterasemaga, mis on hoopis keerukam. Nüüd siis, kui palju neid üheteralisi mõõk oli, selle kohta oli vist mul eelmise selle, miks ta nüüd? See punastab niimoodi korralikult sõtkumust ühe üle. Nii, nüüd on siin antud siis üheteralaste mõõkade nagu selline jaotumus, kuidas nad jaotuvad. Ühesõnaga mitte siis enam siis tüpoloogiate järgi, vaid kuidas säilivuse järgi. Ja näeme siis, et terveid on lausa 9 mõõka, täiesti tervetena olid. Siin on erinev kompliit ja puhul, eks on erinevus just selles, et terve on terve, teda pole matmise ajal lõhutud seda mõõka. Võib-olla siis natuke on painutud, aga ta on jäänud täiesti terveks. Ja kompliit on siis selline, et teda on siis matmise ajal või matmise rituaali käigus on teda mitmel moel siis nagu rikutud. Kas ta on siis keeratud kokku, siis rulli keeratud 3 sellises plaadis kokku rullitud või siis on ta murtud tükkideks. Aga need tükid on kas omavahel, isegi kui nad natuke kaugemal, sobivad omavahel kenasti kokku. Nii et need kokku on siis sellised kompliit ja siis täiesti terved, komplektsed ja täiesti terved, neid on kokku siis 20 mõõka. Nüüd sellel lisaks siis, eks on veel 3 sellist käepidet.
Ja nagu näeme ka need, mis siis on, ei lähe kokku ülejäänud 3 selle mõõga otsaosaga. See pleid on mul märgitud, tähendab siis seda, et mõõga tipuosa on see. Nii, nende kokku ei lähe. Et need siit võime siis arvutada natukene siis, et käepidemine ja siis mis on kokku sobiv, võtame 6 plaadist juurde, siis on 23 tuleb kindlasti. Aga kui me nüüd tahame siis juurde natukene, siis on siis mõned mõõgad võib siit juurde kombineerida. Nii et aga lepime sellega, mis meil praegu on. Nii et sellise tasandil see asi siis läheb. Nii, siin on need mõõtmed, millest ma enne rääkisin. Ja nüüd on siis esimene rida või esimene kiht, luustik esimene kiht. Ja seal siis on näha, kuidas need mõõgad jaotuvad. Näeme, et siis selle luustiku A paremal küljel tundub kilbikupal olevat ja siis mõõgajuppe on seal, aga tegelikult need ei kuulu üldsegi selle luustiku, esimese luustiku ehk luustiku A juurde, vaid need on selle all oleva, luustiku A all oleva luustiku 17 ja kerr luustiku juurde, kelle kaenla all, õlavarra luu all ka koera pea. Nii et selline lugu, et nüüd eile nagu võib-olla selle pealt saab selgemini, et koer oli tõesti kilbi peale asetatud, mis oli siis kõrgem all. Ja ta oli enam tasapindses tasand, väga väikese nurga all oli kaldu. Aga ta oli siis sel ajal, kui hakati matma seda esimest kihti siin, et enne seda siis kaeti ta liivaga, et saada matta seda järgmist surnute kihti. Ja sealt osa koera ja siis sagune ots jäi välja lihtsalt sellest matmise ajal. Ta oli juba enne maha löödud, sinna paika pandud ja nüüd ta siis maeti. Ja siis kuidas paremini saada, seda kilbi peale tema oli pandud sinna. Nii et selliselt. Kilp oli ka muide üsna kõvasti lõhutud ja oli näha, et tema siis see serv oli üles väändunud, et see kilpilaudis ei pruukinud väga terviklik ka olla seal. Nii et, ja üldse need kilpidega sellest täna juttu ei tule rohkem, et kilbid ei olnud mitte tervelt. Alguses me arvasime ka, et kilbid on laotud nagu sellise ühtse vaibana sinna peale ja katsid nagu suri rina neid surnuid. Ta päris nii ei olnud, kuigi mõte või soov oli, tahtmine oli niimoodi teha, aga need kilbid olid kõvasti lõhutud. Seda näitab ära, et see kilbiserv just on deformeerunud. Siit kilpide pealt näete, eks see kübaraserv, nagu see oli deformeerunud. Ja see näitab, et ka siis see kilbi puitosa pidi olema väga lõhutud. Ja siis nüüd esimeses kihis on näha ka need vähemalt 2 siis 2 teras mõõk on ka näha siin. Üks on siis siin luustiku, siin kusagil peaks olema, eks selle kõverik paistab luustiku C ja B vahel. Te vist näete sealt, eks ju. See on selline huvitav mõõk, aga sellest me kohe ka räägime. Ja teine mõõk on siis luustiku D ja E siis puusa kõrgusel. See on pronkspidemega roheliseks märgitud seal. See on ka selline huvitav. Nii et mul on selles, mis ma tutvustuse tegin, seal ma unustasin need 2-teralised ära. Ja siis nimetasin ka seal, et esimene reas olid ainult 1-teralised mõõgad, aga tegelikult 2 tükki oli 2-teralised. Ja nüüd tuleb siis selline tühik, tuleb siis luustikud E ja F, nagu näete seal. Nende nagu kraav tuleb sealt läbi. Ja ta tulebki ja see on siis see kraav, kuhu paigalt hiljem kollane kaabel, mis siis tegelikult selle teise laeva juurde kuulub või need leiud üldse välja tõi. Sealhulgas ka siis need üks, mis siis kahtlust tekitas, mis sobis kokku selle esimese laeva mõõgajupiga. Nii et need, kuna altpoolt on need luustikud terved välja arvatud luustik G, kelle puusaosa on lõhutud, kellele võiks ka juurde panna mõne mõõga sinna nende all olevat, aga selle on omal juba piisavalt palju, 2 ilusat, nii 1-teraline, 2-teraline mõõk, nii et need ei pretendeeri nendele mõõkadele, mis tulid selle kaabli, kollase kaabli kaevamisega välja ja need võib siis rahulikult emba kumba anda siis kas luustikul E või luustikul F. Üks nendest on see kõige pikema teraga mõõk, nii et kokku 117, kõige pikem mõõk 117 sentimeetrit.
Nende ühe terast juurde veel nii palju, et ka käepidemete pikkused varieerusid. Oli siis 10 sentimeetris kuni vaata, 18 murdunud otsaga kuni siis 20 sentimeetrit peaaegu. Nii et seda võidi siis sellise tugeva, vabalt 2 käe relvana kasutada, ta oli väga hirmsa löögijõuga sel juhul võis olla. Jah, siis ma jäin siia. Nii, nüüd siis läheme 2-teraliste mõõkade juurde. Ja 2-teralise mõõgad on siis, on ka siin terve. Ma tõin tabeli sellisel kujul on ta mul vormistatud ja nagu näete, pilt on sootuks teisem on siin. On nimelt kõik 2-teralised mõõgad, viimane kui 1 olid puruks murtud, katki murtud. Mitte ühtegi täiesti tervet ei olnud. Ja siin oli võimalik siis nagu nende sellist nagu arvu määrata ainult selle järgi, et ma lugesin, ei olnud võimalik, sest paljudel lihtsalt tera puudus, kuigi oli korralikult maetud ja sama koha peal, juba matmise ajal ei olnud millegi pärast mõõgatera otsa kaasa pandud, ei olnud sama koha peal. Kuigi muud asjad ja kõik asjad olid täiesti korras. Nii et see võis tahtlikult olla eemaldatud või millegi pärast nagu kaduma läinud. Ja sellepärast võtsin ma siis mõõgaterade või mõõkade hulka arvutamiseks aluseks siis pidemed. Ja pidemed on siis niimoodi, et pronksist pidemed, kus on pronksiga ilustatud pidemed, neid oli ja need väga luksuslikud pidemed, neid me vaatame hiljem natukene, neid oli 6 pronkspidemega. Siis üks selline huvitav tüüp mõõk, see on H-tüüpi mõõk, see on siis selline pärast hiljem ta muutub väga laialt levinud mõõgaks, seda on üks pronks või selle õbepealdisega, õbeplateeringu pealdistis on peal tal. Et selline jällegi, mis ei sobiks sellesse konteksti, aga olemas ta jällegi on. Ja nüüd tuleb sinna selline 3 või 4 sellist mõõka, mida siis nimetada, praegu eks oli 6 seda mõõka, siis oli 3 seda mõõka, 1 H-mõõk on 7 kokku ja siis 3 seda on 10 kokku mõõka on. Ja nüüd tuleb siis veel siis sellised mõõgad, millel on ainult pidev nupp. Tähendab selline needinupp on näha, et tal ei ole olnud sellist mingisugust metallist, käepidet pole olnud, tõenäoliselt on puust või mõnest muust orgaanilisest materjalist käepide, mis on hävinud. Nii. Siis 2-teraliste mõõkade puhul on kõigil, mitte kõigil, aga väga suurel osal on mõõgad siis rikkumisel on siis tahtlikult, mitte lihtsalt puruks murtud, vaid enne seda on neid siis viilitud, selline sälk või soon on ette viilitud või raiutud ja siis on selle täpse koha pealt puruks murtud. Ja selle tõttu on siis mõnel ka jupikesel on säilinud pideme osasid. Nii, aga üsna mitmed mõõgad on lihtsalt kokku painutatud, U-kujulised kokku painutatud 2-teralised mõõgad, pideme osad. Ja üks on sellised, mis on täitsa külmalt ilmselt mingisuguse eeltöötamise, lihtsalt mõõk on kokku koolutatud ja selliselt, et temal on siis nagu keskmine damaskitud terases keskosa on siis nagu selle katki murdumise ära hoidnud, küll aga on lahti murdunud lõiketerad, mis on see küll keeldada, aga seda me kohe näeme nüüd järgmise pildi pealt siin. Nüüd on selle 2-teralise mõõga valmistamistehnika. Näete, siin meil on seal tuvastatud, praegu on siis 2 tüüpi. See on nüüd, ma hakkan alumisest pihta, see on siis nüüd enam levinud meie materjalis oli. See on selline mõõk, mis on siis valmistatud sellised, et keskel on siis 3 musterterases või damaskterasest patternweld stiil on siis keskosa ja selline on 3 sellist nagu rauakangi sisse pannud. See on siis see
musterterase valmistamises käib selliselt, et vaheldumisi pannakse pehmem teras ja kõvem teras ja siis keeratakse vinti kokku ja lõpuks saadakse rauakangid ja need on 3-sid. Aga salmel on ka siis 2 kangist südamikuga. Ja võt üks selline siis astüüpi mõõgal oli siis 2 kangist südamikuga ja sellel see pole siis lõplikult katki murdunud, vaid on siis tema külge keeditud, näete siin need külge keedetud terasribad. See oli siis keskelt, oli siis kokku sellise mõõga, millel oli siis keskel oli elastne südamiku osa, eriti just see siin praegu, nüüd läks valesti lõppu. See keskne osa, see andis mõõgale elastsuse ja need võisid olla siis väga kõvast karastatud terasest, mis andis sellele ülima lõikavuse. Ma ei julge siin spekuleerida, et kas ta nüüd just ühe hoobiga siidilindi õhust nagu pooleks raiub, aga sinna poole nad püüdlesid. Need ta võib isegi hea ihumise korral ta võib sellise enam-vähem žiletiterasele lähedase teravuse saavutada. See on üle pakutud praegu natuke, aga teoreetiliselt võimalik. Nii, ja teine tüüp siis on siis üleval. See nüüd on küll valesti läinud sinna. See on, hea küll. Et seal on siis, kuidas nii? Tähendab, ma siis näitan siit nüüd. Siin on nüüd näha, siin on näha siis keskne osa jälle, see on millegipärast 2 jupist ja selle peale siis on pandud 2 sellist musterterases plaati. See on selline nagu ersatsvorm ja see on siis selline, et nüüd hoiti nagu mõõga tegemisel hoiti siis selle damaskitud materjaliga kokku, aga samal ajal saadi välimused, saadi väga sarnane mõõg. Nii et ta oli selline, välimused ta ei eristunud siis sellest. Siin keskel peab olema siis selline eletriip, aga millegipärast mulle saadeti see, ma ei kontrollinud seda. Ja siis, nii et see on minu viga muidugi see, et või ta mul teises variandis võib olla isegi, siin on sellised ka võimalused. Et igal juhul sellel, millel on keskel, nagu siin selle pildi pealt näha saate, siin keskel on teras ja see läheb otse üles, on keskmine mõõgaosa on valmistatud 1 tükist ja sellel ei pruukinud siis nii head omadused olla. Ja siis talle pandi siis musterterases plaadid juurde, nii et ühes sellises kangis, milleks siin nagu kulus siis siin terve on läbinisti, on selline musterterases südamik. Siis sellel on läinud õhukesed plaadid, mis tegelikult selle mõõga kvaliteedile mitte mingisugust nagu positiivset juurde ei lisanud. Nii, see tuletab siis kohe meelde selle, umbes nagu originaalteksapüksid sellised, mis on ja siis nagu nõukogude ajal meil olid igasugused muud sellised nagu vuffelkraamid või fake Miltonsi teksad, eks ju. Ja võt siit tuleb siis, ma toon selle Kalevipoja näitel. Kalevipoja Soome sepaga tülitsema läks, selle sepapoja vist maha lõi lõpuks. Et seal oli ka nii, et ta tükk aega tagus neid mõõkasid vastu alasid puruks ja võt need olid need vuffelmõõgad ja lõpuks sai selle hea mõõgaga ja sellega lõhestas alasid. Nii et vastusin enne küsiti mu, kui terav see mõõk on, siis lugege Kalevipojaga. Nii. Ja siin on nüüd need mõõgatüübid. Siin on üks see pronksmõõk, mida me enne vaatasime esimese kihis. Ma seda ei kommenteeri, siin on piltide peal ilusti olemas. Need on salmetüpoloogia või salmetüüp ja neid peab kunagi spetsialistid koos arutama seda, et kas ja kudamoodi neid tüpolseerida. See võiks nüüd B-tüüp olla tegelikult pronkskääbidega. Tera oli samuti korralikus musterterasest. Nii et ajaliselt ta klapib ka sellesse perioodi täiesti korralikult. Nüüd siin on üks selline, mida ma nimetasin ära, et siin ka tera ehituse juures erinevus, et osadel mõõkadel on see roots tuleb täisnurga all tuleb, aga osadel on ta selline suhteliselt längusõlgadega või längus sellised astmikud ja seda pean ma, et nendel võis puupide olla. Ja need võisid olla midagi klaadiuse tüüpi mõõgad või nagu klaadius oli ka selline ümmarguse pea otsaga. Nii, nüüd siin peaks olema nüüd
jah, see Lääne-Soome tüüpi mõõk, no see jah, neid on Soomes Salmo järgi, ma võtan, see on üks 39. aastat, tema üks raamat on siis nagu viikingi mõõkadest või öelda Vendeli mõõkadest. Nii, siin on nüüd, me nimetasime omaette siis teda kas nüüd Ragnari mõõk või on siis Liinavaldri mõõk. Ragnari, kui ta tegi seal õppekaevamis juhatas seal, siis tema 12. aastal, siis tema kaevandist tuli see mõõk välja. Ja miks ta siis liinamõõgaks sattus, see oli liina kaevamisruudus oli see parasjagu. Ja keegi ei usku, mõõganupp välja tuli, siis et ega neid mõõkast seal nii palju. Et siin kaevamist ajal oli ka niimoodi, et mõõkasid oli tõesti nii palju oli, et kui keegi ütles, et siit tuleb vist mõõk välja, kõik ei tõstnud isegi pead, mõni mühatas, et jälle mõõk ja kaevati edasi. Aga siin oli sama lugu arvati, et mis seal ikka pommi nagu läbi kaevamine, et sealt siis tuleb jälle mõõk. Aga see hakkas venima järjest korriste kaupa ja niimoodi lõpuks siis ma ei tea mitmenda korrise peal, kas 10. kui 5. korrised olid 5 minutit, juba sain. et hakkas niimoodi nagu see tasapisi välja ronima ja lõpuks näete, et ta on kollase kaabli all ja pikalt täiesti oma. Ja temal on veel see huvitav asi, et teda on siis pärast leidmist, ta on nii hea kvaliteetne mõõk olnud, aga pärast leidmist on leidja on tahtnud teda sirgeks venitada ja ongi sirgeks saanud selle. Aga mõõk ise on terves, nii et ta oli väga heas seisundis, aga see ei ole mitte siis terve, ta on kokku murtud, kokku koolutatud olnud. Ja selle ots oli küll murdunud, aga see tuli ka lähedalt välja. Nii, see on ka Lääne-Soome tüüpi Westfinish. Nii, ja siin on nüüd siis näha jällegi see mõõk, sellepärast ma selle pildi panin siia, et see võiks kuuluda ühele nendest meestest, sest et oli see kaugel ja teistel juba oli mõõgad olemas, nii et see on ka suvaliselt pandud, aga ta võiks olla nende juurde kuuluv. No see on jällegi selline, kuidas keegi suvatseb või soovib neid mõõkasid jagada ja keda eelistades. No siin on veel mõõgatüüpe erinevad. See oli esimese laeva asi, see on jällegi Lääne-Soome tüüpi mõõgapide ja nagu nägime, need on väga massiivse teraga. Ja vaat nüüd see, mis oli see vuhveltüüp, mida ma enne näitasin sellest läbilõigetes metallograafias näitasin, see nüüd on ka esimesest laevast on pärit ja see on tükimaad sellise kergemast ja selline väga-väga kerge mõõk on olnud. Nii, ja siin on nüüd näha see üks U-kujulis kokku murtud mõõk jällegi. Nii, siis siin on üks uhke mõõk, see tuli siis paarist luustiku G juures, kellel see nägu oli eelmest oli hästi puruks raiutud. Vot sellel oli kaasa pandud üks siis selline uhke pronkspidemega mõõk ja selle pronkspideme peal, kui ta nüüd siin, eks ju, selle peal on selline rist tehtud, mis on siis plateeritud selline hõbeda põhjaga. Oi, mul on veel nii palju rääkinud, see on sama asi. Ma unustasin ära, no nii, siin on üks selline, alguses tundus, et ta on mingisugune spetsiaaltüüp siin, aga tundub, et siit see on siiski Lääne-Soome tüüpi mõõganupp on olnud, mis on pealt ära tulnud. Nii et siin on jälle üks Lääne-Soome tüüpi, see on ikka see Ragnari mõõk. Ja siin on nüüd üks uhke mõõk, hakkas nüüd pronks ja kulda välja tulema sealt, ja selline oli siis selline tema pidev nupp, sellele peal siis sellised uhked almondiinid ja nüüd oli sellest tehti siis ka, mis nüüd juhtus, tehti siis ka ühest sellest pidev nupp, ei, ma tahtsin seda, nüüd läks seda, et nagu näete siin on sellised tühikud sees selja peal, selle pidevi nupule. Seal oli vanasti, enne olid almondiinid olid seal peal, mis on siis väidetavalt pärit Ceylonilt. Peter Kvast määras need ära. Ja nende pesade põhi
kui ülejäänud osa on kullatud, ülejäänud see mõõganupp on kullatud, siis nende pesad siin on siis täidetud hõbedaga. Et hõbe selline foolium on põhjas olnud. No see tõstis muidugi mõõgas ära, aga mind pani imestama, kuigi ma olen kirjandus on teada, et hõbedaga neid põhjasid tehti, aga just see, et kas sellel on siis nii oluline vahe, et kui nagunii kullati mõõka selle tulekuldamisega, sest tulid välja elavhõbeda jäljed sealt seest ja saadi ilusti ise kullata, siis oleks võinud sellega piirduda, et ka pesade põhi on kuldne, aga sinna oli tingimata vajalik hõbeleht panna. Aga võib-olla see oli nii ette nähtud ja nii tuli teha lihtsalt, ei tea. Ja võt nüüd on sama mõõga tera ja võt see nüüd on uhke asi. Siin näete, tal on jällegi maskitud see keskosa siin ja serval lõiketerad, aga tal on keskel selline nüüd jällegi täiesti unikum on selline kuldtraadist selline nagu pealdis või inlei on siis see muster. Ja võt see nüüd on siuke huvitav muster, eks ju. Näete, seal on kaks vastastikku sellist asjandust, mis nad võivad olla, kas valküürid vastakuti, et tiivad käed või tiivad siin ja siis kas lõuad või kaelakeed. Nii et selline asi ja siis selline põlle või seeliku peal olev ornament. Nii et ei oska öelda, mis nad on, aga igal seal mõõgatera peal on ja midagi nad pidid selle omanikule siis head tegema. Ja nüüd siis see on väga hinnaline mõõk muidugi ja kuna see oli ühele nendest vendades kuulus, kõige enne, kelle siis lapselaps oli siis seal luustiki, selle luustiku L juures oli, siis ta võis olla kõige vanem, ehk ma ei tea, sellel see on määratud vanadust, siis on määratud, et igal kas siis oli tõesti sel ajal toimus mingi terve üliku suguvusa nagu hääbumine, et selline juba üle 100 aasta siis käibral mõõk pandi kaasa igaks juhuks. No ei tea, aga igal juhul selline kurblooline asi seal on, just et terve ja just see mõõga kaasa panemine, mis on kindlasti päritud varasematel põlvkondadelt, selle mõõga kaasa panemine näitab seda kurblugu, et mingi üliku suguvusa sai otsa. Ja nüüd selle luustiku L juurest või selle nii-öelda kuninga või selle pealiku juurde, mina ei ole kuningat ise nimetasin, pärast oli külge ristitud, aga kindlasti ta võis olla keskne matuse persoon. Ja temale rõngas peaga nupp ja võt see võiks olla siis küll, ühesõnaga tavaliselt seda peetakse selliseks hästi väljapaistvale persoonile ja väidetavalt isegi, ma ei tea, kas see, et selle rõnga peal see anti siis sellele pealikule vannet. No seda ma ei oska öelda, kas see nii oli või ei olnud. Ja siis muidugi need uhked kuldsed asjad, seda enne nägime, kuidas nad kaevamast seal välja tulid. Nii, ja mis siin on siis nüüd? See vist on ka midagi. Ega ma pole asi. Siin on nüüd mõõga pidemed, siis on need tüübid on siis kokku pandud. Nii et näete, üks väike ühes hauas nii palju erinevat kraami. Ja erinevad need, kui nüüd tüpoloogia järgi võtta, siis ka erinevat ajastutest pärinevat asja. Nii et väga huvitav materjal. Ja nüüd siis viimane mõõk. Vist tuleb vasakpoole peaks ootsastele tuttav olemaks. Mul pannud meelega ei pannud nime juurde. See on see kuulus ultune mõõk, eks ju. Nii et on salmaargne ja tema ornament on siis väga sarnane. Ta ei ole mitte üks ühele küll, aga vähemalt kas ühe meistri või ühe koolkonna meistrid tehtud. Ja otsas on tal siis, üks on siis selle grippmõut on inglise keeles, eesti keeles võiks olla siis pideme lukk. Üks ainak oli säilinud ja ka see ülemine nupp. Ja võt need tulid sellest samast betoonist. Ja et ma ei arvata nüüd valeta, siis ma panin siia mõned pildid. Näete, siin on see betoonikihti on näha siin. Ja nüüd on näha, kuidas see asja kaevamine toimus. Näete, lusikatega kraabitakse seda. Ja nüüd see koer kinnitab mu sõnu ja ütleb teile aitäh selle peale. Ja siis ma tahaks veel, et just selle eelmise pildi pealt nägite siin,
et ma tahan veel kord meelde tuletada, see on selline arheoloogide komme ja arheoloogi tava ja arheoloogia eripära on see, et ta põhineb, arheoloogia põhineb laste, naiste ja üliõpilaste töö alastamatul ekspluateerimisel. Tänan tähelepanu eest. Aitäh! Kas kellelgi on konkreetselt mõõkade kohta hetkel küsimusi Jürile? Does anybody have questions regarding swords they want to ask Jüri? Maybe you, John, comments about this Langsjaks. Langsjaks in Middle Sweden. Yeah, Langsjaks in Middle Sweden is a big problem. As you said, they are found on Bornholm and they are found on Gotland. Yes. and in Norway in some degree. And that's where Anne Nørgaard Jørgensen published them, the nice ones. And in Finland, a lot of... Yeah, and in Finland, of course. Yes, right. But the problem with Middle Sweden is that all the boat graves from this period are plundered in our boat graves. And it's not a practice in the cremation burials to bury Langsjakses. So that's what I'm convinced that they were frequently used, but we don't find them in the graves. We find a few up in Norrland, in northernmost Sweden. There are a few. There are more than in Middle Sweden. So Middle Sweden is surrounded by Langsjakses. So I think they were used there as well.